Head sõbrad, kes te igal laupäeval Nurgakivi saadet jälgite, teile on ilmselt tuttavad need kaks nime, mis on minu selja taga plaketitel, Redori ja Nobe. Saku Tallinna 1 ehitusobjekt oli just nende firmade tehtud, Redori siis arendaja ja Nobe ehitajana. Nüüd taas need samad sildid, peaaegu samad sildid üleval, aga me ei ole sugugi mitte Sakus, vaid me oleme Tabasalus. Kristo, kutsusid meid teie järgmist uut huvitavat objekti vaatama, aga siit aia tagant piiludes tundub, et kaks maja. Jah, tundub küll, et meie hoonel on teisest korrusest alates kaks torni. Me ise naerab, me oleme Tabasalu esimene tornidega maja. Aga ole natukene mõne sõnaga sellest majast, tema arhitektuurist, mida nendest kujutab? Oma olemuselt on ta mitmeotstarbeline hoone. Maa-alune korrus on ka selle hoonel, kus on siis lahendatud ära parkimine. Esimesel korrusel on äripinnad, kõige suurem üürnik on ka teada, Pepko on siin sees ja teine, kolmas, neljas korrus kokku on siis korterid. Hoone ise oma konstruktsioonilt on betoonelementidest, kuna siin me asume sisuliselt paekihil, siis on võimalik olnud lahendada isegi maa-alusest korrusest alates elementidena, betoonelementidena, mis tagab siis meile hea montaaži ehitajale, ehk me ei sõltu ilmastikust nii palju. Monteeritava konstruktsiooni puhul see tagab teile tegelikult ju ka ehituskiiruse suurema kui monoliitbetoon. Jaa, ilmselgelt, et see on ka üks eesmärk olnud, et me asume Tabasalu keskuses ikkagi, et ega meie kui arendajana ei taha ka inimestele siin liigset meelehärmi teha ja müra ja kõike seda, et ikka selleks, et me saaksime ruttu selle asja kokku, et olgu ette öeldud, et selle aasta lõpuks peab olema objekt valmis. Mõne sõnaga korteritest ka, et kuidas inimestel see vaateväli rõdud terrassid? Meie üks rusika reegel põhimõte on, et me alati planeerime korterite juurde korralikud rõdud ja või terrassi. Enamus pinnad on küll ilusti kas ida-lõuna või lõuna-lääne suunaliselt on ja osaliselt siis põhja poolde, aga et me saaksime kõikidesse korteritesse väga korraliku loomuliku valguse, ongi ta keskelt tühi ja kaks torni, et see oleks ümberringi seda valgust. Kui kõrged toad, see on tänapäeval väga tähtis ja kui suured need aknad saavad olema? Sakus analoogne objekt oli meil valmis just hiljuti ja seal olid kõrged toad. Ka siin on ja siin on isegi toad on natukene kõrgemad kui Sakus, siin on nad peaaegu 2900 kõrged ja eks see ole inimestel avarus, aga teiselt poolt on see puhtalt tehnoloogiaga seotud, et jälle üks objekt meie nii-öelda traditsiooniks saanud, me paigaldame kõikidesse korteritesse minimaalselt jahutuse valmidustehnoloogia nõuab seda, et meil on vaja natukene lisaruumi ülesse lae alla. Aga loomulikult, kes ei tahaks elada kõrgetes avarates tubades ja samamoodi ka akendega on, et ikkagi akna avakõrgus on 2300, et püüame selle maksimumi kätte saada. Kust küte tuleb? Küte on tegelikult kohalik siin Tabasalu Strantum sooja andja, ta baseerub puhtalt kaugküttel. Ka kõikides ruumides, kaasa arvatud pesuruumides või märgades ruumides on põrandaküte, et tehnoloogia on ühendatud selliselt, et igas toas ruumis oleks mõnus vajalik soojus. Ja jälle meie traditsioon kasutame targamaja süsteemi, ka seekord on siin mängus Pisli targamaja süsteem, mida me siis saame juhtida korteris olevalt tahvelekraanilt või siis inimese taskus olevast nutiseadmest. Selle hoone katusel on ka päiksepark, millega siis hoone energiakulu allapoole tuua. Tänaseks siin Tabasalus lõpetame.